Nii, tšau, uus nädal, uus vlog. Selles mõttes just tulin filmimiselt, kell hakkab 4 saama, käisin LHV juures filmimas, LHV Noortepank. TikTokis võite vaadata meie sisu, mis me teeme, kuidas me toimetame. Ja hetkel siis siin arvuti taga jälle teen kiiremad tööasjad, nüüd õhtul analüütikad, värgid, särgid, mis kõik vaja töölaualt veel täna ära saada. Ja just tulin siis siit töölaua tagant ja selline mõnus söök siis ausalt ise ei teinud, aga väga nice ja väga tänulik. Ühes videos ma just ütlesin, et hea on kasutada enda klientide asju. Ecoshi vitamiine on üsna palju tegelikult kasutanud aja vältel. Ja nüüd viimasel ajal, kui nad nagu kliendiks tulid meile ka, sellest nüüd pea aasta küll, aga siis ma olen hakanud isegi rohkem neid kasutama. Ja siis ma kasutan üldiselt D-vitamiini kujul D3 plus K2, mis peaks aitama siis Gary Pekka ja sellised suured nimed, kes on rääkinud, et D3 plus K2 aitab siis paremini imenduda D-vitamiinil. Teisipäeva hommik just ärkasin ja eile oli päris raske ärgata, täna aega päris raske ärgata, aga ei ole hullu. Üsna crazy on olnud see nädalavahetus, mingi kell 2 magama saanud pikemalt, mingi mõned päevad. Nüüd kell 10 tuleb üks kõne, nii et tuleb veits valmistuda. Aga muidu on nagu fun, aga sellist asjad ei ole alati fun, nii et tuleb sellist asju ka näidata, et vahepeal on pikad päevad, tuleb varem ärgata ja ei ole nagu väga see tunne, et täna nagu nii palju pushiks ennast, aga tuleb edasi liikuda lihtsalt. No nii, tulin korra Järvele, et Ketriin filmib meie juures BioWare'i videosid ja siis tulin siia Järvele tööd tegema, et siin on kondikas ka ja päris palav on praegu, nii et hakkame tööle. Praegu on põnevad asjad toimus, järgmine nädal on üks kõne ühe huvitava ettevõttega Eesti maastikul ja ühes uues nišis ühe uue ettevõtte onboardime ka järgmine nädal. Nii et selles mõttes on huvitavaid asju toimumas ja töömaht on korralikult, nii et tööd jagub. Yeah. Styling no. Dissing but got pictures with me smiling no. All the things you need, you still want problems though. All the things I know, I still been silent though. Yeah. Used to be at Silver City Indigo. Used to be in lunchroom playing dominoes. I don't wanna have to go to funerals. I gotta start sleeping at the studio. I don't have no time to be no setup homseks hommikul filmima ja kimbal ära setupida, settingud, akud laadida, mikrofonid laadida ja kõik standard asi, mis me teeme siin 10:30 õhtul, et oleks homseks valmis ikkagi. Nii et homme näeme. Laen mingid klippe alla veel, et oleks homme lihtsam, kui ma Pärnusse sõidan. Nii et jah, muud midagi. Kütame edasi. Hea tööd. Nüüd Soranini juures sai käidud filmimas ja nüüd Boltiga koju ja siis muid tööasju edasi tuleb üks meeting. Aga selles mõttes tore filmimispäev tehtud jälle siin Ajamajas Rotermannis. Tulin eile õhtul korra Pärnusse ja reaalselt nii mõnus on praegu. Sõidad lihtsalt rattaga siin. Käisin enda päikseprillidega järelkorra ja väike paus tööst ja 3:30 tuleb uus kõne peale, aga nüüd lihtsalt pärast on rahulikult tiksud siin nagu ilm on mega ja väga rahulik. Nii et nagu siin Pärnus on ikka mingi omamoodi X-faktor on siin lihtsalt räiged mõnus. Nii kiire update siis, mis vahepeal toimunud on. Käisin Pärnus, eile tulime Pärnust tagasi ja nüüd täna oli mega tihe tööpäev, aga täna on mega palav päev.
kõik on rannas, siin tulime Kakumäe randa, väike sushi. Ja täna peamiselt monteerisin videosid ja siis erinevad administratiivsed tegevused. Reaalselt ma mõtlesin, ma jagan teile ka, aga ma rääkisin just Katriinile, et kunagi ma ostsin siukseid purke, see mingi, ma ei tea, mis bränd see on, ma pole näinud, ma pole vaadanud. Aga nagu ma käisin mingi 14, 13, mis ma olin, ma käisin paar suve suviti tädiga siis Häädemeeste juures ja seal pool metsas mustikaid korjamas suvel, on. Ja siis sa korjasid mustikaid ära ja siis viisid neid nagu kokkukorjamisse või siis nagu buss sõitis nagu läbi selle maakonna sealt või kuidagi. Ma ei tea, kuidas seda nimetatakse. Ja siis sa said nagu kilo, see oli kindel kilo hind ja nii palju, kui sa korjasid, nii palju sa said, on. Ja siis mul oli endal arvata see reegel, et kui ma nagu sain sealt raha, et siis paberraha ma panen kõrvale ja mündid ma nagu kasutan ära. Ja siis on räige nostalgia laks, nagu Katriin ostis selle. Ehk siis ma nagu alati oli niimoodi, et kas külapoe juurde või kuskile, kus see buss tuli, siis me sõitsime üks ratastega või läksime kohe külapoodi. Ja siis mu small treat oli alati kas roheline või punane see jook. Nii et jah, huvitav story selle joogiga lihtsalt. Cheers! Selle peale. Cheers! Ja Simo joob siis San Pellegrinot. Nüüd mul on natuke rohkem raha. Täna on pannkoogid, aga ei ole pühapäev. Ja Simo proovib esimest korda lõhe pannkookidega. Elame näeme, ega. Nagu seal multikas ütles, et kus sa tead, et sa soda ei maitse, kui sa seda ei proovi. Aga kas nii või nii? Sina näed, et loob. Johnny Kravitsi õhtusse. Filmiga rahvast. Ilmselt võib-olla see, et... Ma tunnen ennast väga vanana. Tulin Karl-Erik Taukarile. Jee! Itsas mägid hinga sisse, hinga välja, loe mu hulge. Ilusad pühapäeva teile. Käisime korra kinos, niisama veits midagi uut. Ma ei tea, millal, ma ei mäleta reaalselt, millal viimati ma filmi vaatasin, võib-olla viimati vaatasin telekast või arvutist olümpiat, aga jah, ja siis uuendasime veits enda workspace'i pärast, ma arvan. Ma teen väikse unboxingu ka ja näitan, mis me täpselt soetasime, aga jah, nüüd koju ja siis homseks esmaspäevaks valmistame mõned tööasjad ette. Nii, ma ostsin täna enda esimesed AirPodsid. Ma pole kunagi neid kasutanud, ma olen kogu aeg kasutanud juhtmega kõrvaklappe ja mul on reaalselt meeldinud need lihtsalt rohkem need juhtmega variandid, aga lihtsalt kuna ma nüüd eelmine kord sõitsin bussiga Pärnusse, siis need kogu aeg millegi pärast disconnectivad ja siis hakkasid mingid veidralt särisema või midagi ka, nii et midagi on seal natukene lappes. Seega ma otsustasin teha peale 2 aastat suurt tööd süksi investeeringu eest, ma ostsin enda esimesed AirPodsid ja lisaks ostsin MacBooki ka, enda esimese MacBooki, mis peaks homme jõudma kohale Kristiinesse. Midagi uut ja päris huvitav. Pole kunagi väga suur fänn olnud, et ma kuulaks trennis muusikat või muud sellist, aga ma usun, et need annavad kõvasti veebikõnedele kaasa. Ja üleüldiselt saab kõvasti mobiilsem olla, kui tahab mingit podcasti kuulata või midagi sellist. Täna hommikul just kuulasin tegelikult Andrew Hubermani podcasti ühte, mis oli huvitav, mis rääkis suhetest kuni mingi nikotiinini välja. Aga igatahes jah, esimesed AirPodsid siis, ma ei tea, proovime ära, kuidas nad istuvad. Ja ma ostsin need AirPodsid, need on 3. generatsioon vist, mul pole reaalselt õrnaimegi nendest asjadest ausalt öeldes. Aga ta on vist 3. generatsioon ja ta ei ole siis mulle ei meeldi nende pehmete silikoonist kummidega need otsad, sest et nagu see on nii minu arust, ma ei tea, mulle üldse ei istu, kui ma need kõrva pean panema, vahet pole, mis suuruses nad on või kuidas nad lähevad, aga mulle üldse ei istu neid ja sellepärast ma olen ka kogu aeg kasutanud neid, isegi kui mul on olnud need mingid Samsung omad ja nii edasi, siis ma ei ole lihtsalt suutnud neid kasutada, sest et mulle ei meeldi need kummist silikoonist osad ja siis ma kasutan lihtsalt juhtmega tavalisi. Salat enne ja siis üks tortilla lehe pealt tehtud pitsa.
Ja nüüd väike pühapäeva õhtune mont ja ega väga muud midagi. Tõmbame siit nädala siis lukku, ma arvan, ja peace out.